Tere tulemast kuulama Hitijahi podcasti 3. episoodi. Minu nime on Egert, minuga koos on siin Mikk. Täna räägime trade deadline'ist ja peatume pikemalt meie jaoks 5 põnevamal vahetusel. Tere ka minu poolt, rõõm taas olla. Tere Egert, tere vaatajad, tere kuulajad. Vaatame üle, mis viimase nädalaga on juhtunud, kuidas on tabelid muutunud. Alustan läänest, kui sa ei pahanda. Ei pahanda. Lääne tabel. Kas suur üllatus või mitte? Utah Jazz on ikka veel tabeli tipus. Nii on. Järgneb kohe Suns, kellel on tegelikult mõlemal satsil väga võimsad võidurivid järjest. Nii Utah Jazzi poolt kui Sunsi poolt. Järgneb Clippers 4. Vist ei ole ka väga üllatus. Ma arvan, Lakersi väike langemine viimase nädala jooksul on... No pigem ei ole selles suhtes üllatus, et vigastas ja kõik, et on nagu eeldatav olnud. Ütleme, teades neid uudiseid kõiki, kus me nüüd oleme uudiste valgustes, et tegelikult ju teame, et suured poisid on kadunud, Lakersi rivistus ja väike langus kindlasti tuleb. No. Aga mind tegelikult natuke üllatanud, et Denver on ikka veel 5, et nad ei ole tegelikult suutnud ära kasutada seda vigastatud Lakersi, ütleme siis haavatavust ja nad on ikka tegelikult alles 5. positsioonil. Samamoodi on tegelikult Blazers, kes on alles 6, kuigi mõlemad on saanud oma mängud käima. Räägime väga põnevad treidid, täna räägime just treidi juttu, nii et väga põnevaid treide on nii Nuggetsi ridades kui ka Blazersi ridades. Mis on tegelikult olnud minu jaoks suhteliselt positiivne üllatus on Mavericksi tõusnud. Mavericks täna 7. real, mis on nagu see ootuspärane. Enne hooaja algust mõlemad tegelikult pakkusime siin, et Mavericks on play-offi tiim ja Spurs 8, mis on ka minu jaoks tegelikult ootuspärane. Peatselt kukkumas. Küll on tegelikult ootuspärane, pigem siis vastupidiselt just, et mitte ootuspärane on Warriorsi leidmine 9. positsioonilt. Ma arvan, et Warriorsi 9. positsioon ongi täna see, kuhu nad vist kõige madalamaks saavad vist jääda. Ma arvan ka, et nad sinna ka kauaks ei jää. Et altpoolt tegelikult ei ole väga kedagi ohustamas. Ma vähemalt isiklikult leian, kuigi need vahed on nii pisikesed, et on tegelikult siin Grizzlies tulemas, alt on Nets tulemas tegelikult, mitte Nets, aga Kingis altpoolt tulemas. Aga ma usun, et need ei ole piisavalt pistirohtu tegelikult salves, et kinni püüda Warriorsi. No, ja selle arvelt ma leian, et on ainult Warriorsil tõusta. Nii on. Räägime äkki ida vaatame, mis idas on vahepeal juhtunud nädalaga. Esimesel kohal Brooklyn Nets. Et lõpuks mööda Phillist, et Philly on teiseks langenud. See vist ei ole ka väga suur üllatus, kui nüüd Embiid on tegelikult väljas olnud juba mitmeid päevi ja mänge puudu. Siuke standardne ja eeldatav otsus. Kuigi Nets ei ole ka tegelikult saanud ju täisrivistuse mängida, aga nad piisavad hästi. Harden on olnud üle ühe mängu tihti vigane siin. No siin mõni mäng oli aga pigem on tegemist ikkagi raudmehega. Aga teisel kohal Philly, oodatav langemine, eks ole, Milwaukee Bucks tuleb 3. ja siis pigem üllatusena Charlotte Hornets, kes on jätkanud head hoogu tegelikult, et ka peale Lamelo vigastust, nii et võib-olla ei olnud Lamelo just see lüli, et mis selle meeskonna nii hästi mängima pani. 5. kohal Miami Heat. Ootuspärane. Minu jaoks tegelikult ei ole, kui sa ütlesid selle Hornetsi seisukohalt, et Hornetsi ütleme tõus Heati vastu. Heat on jube kehvasti mänginud. Vaatasin just nende runni siin üks aeg ja nad olid kaotanud kas 5-6 mängu äkki järjest vahepeal. Nüüd võiks juba midagi muutuda peale vahetusi, et kuhu jõuame. Knicks 6. kohal. New York Knicks. Ma ei oska midagi kommenteerida selle koha pealt. Ütleme, et ei ole eelselt, ei olnud seda tootuspärane Knicksi nii kõrge positsioneerimine. Võib rahul olla fännina. Tänasel puhul ma võib-olla mainin ära siin ainult Mitch Robinsoni vigastuse, kellest me täna tegelikult ei tule üldse juttu. Knicksist me täna üldse kusjuures ei räägi. Meil treidide valguses väga suurt nagu jutupuumist ja Knicksist polegi. Ei teinud nemad midagi, mis on ka tegelikult natuke üllatav, isegi ma ootasin, et nad toovad omale juurde kedagi. Pigem nad just loobusid mängijad. Aga Robinsoni hooaeg läbi. Sellest on kahju, mul on kahju tegelikult. Kusjuures ma vaatasin seda momenti. Ma vaatasin seda mängu mingi 5 minutit kokku ja ma nägin seda momenti põhimõtteliselt sellel hetkel, kui ta lonkama hakkas täpselt ja esimene asi, mille peale ma mõtlesin, on kohe see, et ma pean kirjutama sulle. Kui sa mäletad, siis hommikul oli sul kohe olemas Facebookis. Mul oli sellest. Et õnnetuse juhus oli kahjuks. Mul on ükskõik kes mängida, mul on kõikides mängides kahju, kui selline asi juhtub. Seda muidugi, aga Mitchell Robinsoni nii väga oodanud, et meie omavahelistes vestlustes on nii palju see nimi läbi käinud ja nüüd kohe uuesti väljas, et just tuli tagasi. Aga ma kokkuvõttes arvan, et Mitchell Robinson ei ole nii suur lüli Knicksi jaoks, et nad ei peaks nüüd play-offi jõudma tänu sellele. Halba poleks teinud. Kindlasti üks käik oleks juures ja väga selline oluline käik, just kaitse koha peal. Kuigi neil on Noel olemas, kes tegelikult kannab väga hästi, aga siiski back-up tsentrina Noel ja Robinson maks näinud ikkagi nagu starterina. Et sellest on kahju. Aga liigume edasi Knicksi juurest. Number 7 hetkel Atlanta Hawks meil. No okei, nii nagu pidi olema, ma pakun hetkeseisuga. Atlanta tegi ka huvitavaid täiendusi tegelikult kogu selle
viimase õhtu jooksul siin, mis nüüd Threadline kaasa tõi endaga ja see oli oodati neilt natuke rohkem liigutusi tegelikult, kui lõpuks tehti, et oodati ikkagi Collinsi liikumist võib-olla enam viimasel hetkeni mitte, sest meeskond mängis paremini, aga pigem nüüd enam mitte, Collinsi vist teema vist isegi vajus ära, sest et meeskond sai liikumist. Oli igasugust liikumist, väga palju neid ei tehtud, hetkel nad 7. ja 8. kohal siis Boston Celtics. No Bostoni 8. koht ei ole vist tänases valguses enam väga suur üllatus kellegi jaoks. Aga arvad, et võiksid nüüd tõusta ka enda uue täiendusega, et kellest me siin ka räägime täna? Pigem mitte. Ma ei taha kõigile Bostoni fännidele haiget teha, aga vaadates need esimesi mänge, kuidas Fournier tervikuna on tegelikult sinna meeskonda, sul on võib-olla nad ei ole veel leidnud seda käiku, kuidas Fournieri kasutada. Nad andsid ära päris olulise lüli meeskonnast Daniel Taisi näol. Ma leian, et see ei ole vist piisav, et mängida suures mängus play-offi jõudmiseks võimalik, et Fournier aitab neid küll. Aga räägime äkki sellest treidist, võtame need väiksemad treidid, et täna oleme välja valinud sellised 5 suuremat, põnevamat meie jaoks, millest räägime, mis toimusid siis ja räägime algul kohe kiirelt ka need mõned väiksemad treidid üle. Daniel Theisist juba rääkisid. Jah, ma alustangi. Jah, täpselt ma räägin Theisist edasi ja räägin siis sellest 7 mehe treidist, millest juba siin kergelt nagu juttu tegin ja olid siis 3 tiimi omavahel seotud, ajasid siis paberi asju, ajasid siis meeste asju kõlab hästi siin treidide vahetusel ja Bulls omale siis Daniel Taisi, kes ma tegelikult kergelt rääkisin. Ma arvan, et see täna olemegi sattunud mõlemad niimoodi kergelt Bullsi vaibi, nii et ma arvan, et Taisis võib-olla pealt natukene pikemalt üleüldse Bullsi treidil, et Daniel Tais on väga huvitav mängija persoon, kes tegelikult võiks sobida Bullsi. Limiteeritud suuruse juures. Ma kuulasin just Bullsi pealiku Karnissovase äkki intervjuud Taisist ja tema siis, nad olid aastaid juba monitoorinud Tais juba eelnevalt, kui ta isegi oli juba Euroopas korvpalli mänginud ja neile väga meeldis, neile just meeldis Taisi selline korvpalli IQ, mis pidi väidetavalt sobima sellise Bullsi mentaliteediga, et see on väga selline huvitav, kuigi lõppeva lepinguga Tais, ma siinkohal tegelikult mainin ära selle, on Bullsi jaoks, ma arvan, oluline täiendus. Kas nüüd need play-offi viib, ma ei garanteeri, sest Bullsi tuli veel poisse, me räägime sellest veel sekundi pärast, see on siis 1 meie 5 suurest, aga kes Bulls veel juurde sai, on Javonte Green ja Torrey Brown Jr. Ma nende 2 viimase mehe peal ma väga pikalt ei peatuks. Tahad äkki lisada veel kummagi poisi kohta midagi või Taisi kohta? Väga isegi ei oska selles suhtes, et Troy Brown Jr.'i lott istub mul kaartides kodus. Keegi ei ole väga huvitatud, nii et tundub, et ka teised mehed ei tea väga palju sellest meest midagi, et aga räägime äkki, kelle Celtics sai. Ma olen Celticsist, Luke Corner, ka vist mitte väga suurt rolli mänginud, tegelikult Bullsis aastaid juba pigem. Alla keskmise rolli mängija. Ja kohati on isegi sähvatanud päris sellised huvitavaid isegi statistikaliin, olles just ise statistikat jälginud rohkem. Mogner Vaarits, hiljuti Celticsi starter, võib-olla üllatus, seda küll osaliselt Williamsi vigastusega, aga siiski starter on starter, seda ei saadad keegi kunagi ära võtta, et ta oli kohe ühes esimestes mängudes Celticsis line-up ise kohe oli. See väga kandvas rollis. Wizardsist võib-olla Daniel Crawfordi mainiksin ära. Tõenäoliselt kõige põnevamad nimed tegelikult, kui nüüd Theis välja jätta sellest treidist. Ja ma usun küll tegelikult, et kes saab nagu kõige suuremat rolli, kes saab kõige suuremat mänguaega, kellelt võib-olla oodatakse kõige rohkem. Bradley Beal oli kusjuures väga vaimustuses olnud peale esimese trenne kohe Daniel Crawfordist, et arvas, et poisist äkki saab isegi asja, kuigi peale esimest mängu kohe natukene vigastatud, nii et anname aega, vaatame, võib-olla on selline Wizardsi needus poisiga kaasas. Ja Salder Hutchinson, kes liikus ka siis samamoodi Bullsist edasi Wizardsisse, võib-olla tasuks mainida. 76ers, George Hilli võttis endale. Jah, ma selle koha pealt, võib-olla Hilli koha pealt, ma ei oska väga öelda. Ta leek põles eredamalt siin mõned aastad tagasi, et ma arvan, et tänaseks on see suht kustunud juba ja temale ka väga palju ei peatuks. Knicks Terence Ferguson ja Thunder selle raames Tony Bradley ja Austin Rivers 2025. ja 26. second round pick. Ja, ma arvan, et kõige suurem nimi sellest treidis kindlasti, mis siin Sixers tegi, ütleme siis Thunder ja Knicksi vahel kolme meeskonna diiliga siis tegemist. Ma arvan, et kõige suurem nimi oligi George Hill. Aga ma arvan... Ma ütleks isegi, et Austin Rivers. Kuigi ta tõenäoliselt ostetakse välja, vähemalt tahaks uskuda, aga... Olen enam kui kindel, et nii juhtub küll. Ilmselt saab kuskile kontenderisse mängima, et siin 9. aprillil lõpeb free agent'i tähtaeg, nii et väga kaua minna veel ei ole, et otsuseid tuleb juba teha. Aga jah, ma arvan, et Austin Rivers, mitte George Hill on seal treidis kõige suurem nimi ja... Kuigi ma tahaks öelda, et Sixers ootas rohkem, ma arvan, sellest deadline'is nad tahtsid natuke rohkem saada, just sellise point guard'i mehituse kohta. Hind oli väga kõrge, tahtsid Laurit saada, aga reaalsus öeldigi, et sellist hinda ei saa maksta. Nii oli.
tahad äkki Mavericksi treidist rääkida? Mavericks tegelikult Pelicansiga tegi väga huvitavat treidi. JJ Redick, ma tean, et oled suur Redicki, kas nüüd austaja on võib-olla vähe palju öelda, aga ütleme siis toetaja. Et JJ Redick liikus siis edasi Mavericksi. Tahad kommenteeri äkki 2 sõnaga? Ta ei olnud väga rahul selle liikumisega, mulle tundub, et nagu ta ütles välja, et ta ei usalda enam nii ise, Pelicansi front office valetas, sellest võib ainult välja eeldada siis seda, et lubati, et ta läheb kuhugi mujale, ilmselt mingi natuke kõvema kontenderi juurde kui Mavericks. Mavericks ei ole võib-olla päris kontender. Kuigi täna Mavericks on juba playoff pildis ja võimalused on, aga ma arvan, et kokkulepe oli tõenäoliselt Clippers, mis iganes seal variandid veel on, Sixers, tähendab Bucks, nii edasi. Miks mitte isegi Sixers tegelikult? Sixersil oleks võib-olla isegi vaja on. Neil oli huvi, neil on olemas ajalugu. Oli seal väga... juba just mõtlesingi, et see oli väga huvitavaks tegelikult. Ma arvan, et ta olisi isegi tahtnud võib-olla tagasi minna, sest tema võib-olla olidki mingid kokkulepped tehtud, aga jah. Aga tema jaoks oleks kindlasti väga põnev tagasi liikuda ja kindlasti oleks ka Sixersi vaja olnud, sest täna just jääb ju Sixersil, kui jääb üldse millegi puudu, jääb just nagu mehest joone taga puudu. Nii et... Ja Mavericks sai veel ühe eelmise aasta kaardi kogumise suurema, kuidas nüüd... trolli, ütleme niimoodi siis, et tuli ikka alati, et Nicola Melli jah, aga see oli see mees, et tõmbasid pakist, vaatasid, et Pelicans, vaatasid, et Rookie, silmad lõid särama ja siis tuli Nico Melli, et tegeme siis ka, ütleme siis sellise pigem rollimängiga, kes liikus kaasa lihtsalt, et palgad saaksid matchima siis JJ Redickuga. Pelicansil tegelikult liikus vastu James Johnson, kes on väga huvitav kuju, ma arvan, väga paljud korvpallifännid mäletavad James Johnsoni esimesi, just, aga ütleme sellised suuremaid päevi, just Miami Heat'i päevalt ja väga huvitava taustaga mängumees. Ta väga huvitav mängumees väga huvitava taustaga, kus kõik teavad arvatavasti temaga sellised platsist väliseid tegevusi ja tema hobisid, et James Johnson kindlasti tasub guugeldada, kes väga ei tea ega ei tunne. Vessi Vundu liikumist vast ei pea ma ka väga suureks. Noor mees ja ei ole seni märki maha jätnud, et pikemalt peatuda. Mees, kellel võib pikemalt veidike peatuda, ehk on Rajon Rondo tagasi Los Angelesse. Väga huvitav treid. Mitte Lakers igaks juhuks ütlen ära, aga Clippers siis seekord, jah. Ma leian, et väga huvitav ja võib-olla kogu meie treidides üks suuremat rolli kandev, kui me mõtleme kogu sellise viimase, ütleme kas või nädalase perioodi, kus tehti treide, siis ma arvan, et Rondo liikumine siiski kontender meeskonda, sest et ütleme, tippmeeskond tegid suhteliselt vähe liigutusi selle tasandil. Ma arvan, et Rondo liikumine ja just tema kogemus, et tema mängu lugemisoskus, tal on hästi palju juurde anda, ma leian Clippersile. Ma arvan, et see oli Clippersi jaoks suur võit. See hind, jätka. No see oli täpselt see, mida neil vaja oli selles suhtes, et playoff Rondo ka. Et mees, kes playoffis eelmine aasta ebaõnnestus, ei ole kindlasti mitte Rondo, vaid meeskond Clippersil on kindlasti oli vaja kaardi. Ta ei olnud Hawksis väga hea, aga motivatsiooni küsimused, contenderis mängimine ja playoffi ajal, täpselt nagu ka eelmine aasta, kui ta on põhjooajal väga hea, playoffis oli ta ikkagi super hea jälle. Et ma arvan, et väga hea pick-up. Lou Williams oli nagunii nii-öelda välja praagitud juba vaikselt sealt Clippersist. Kus on väga huvitav isegi, teades Lou Williamsi suurt historit tegelikult viimaste aastate jooksul Clippersiga ja kui väga... No ta on kaitses lihtsalt 0. Sellel meeskonnal oli vaja ikkagi. Aga kui suur roll on tegelikult olnud rünnakul, just tema ärakasutamine ja tema selline kohalolek rünnakul, kui see aasta on olnud, need numbrid on väga lahjad olnud. Ründes muid nagu häid alternatiive ka, et ma arvan, et mees korra rääkis ka, et kaalus isegi, et paneb siin ameti maha, nagu ta lubas, aga ikkagi jätkab. Ja Lou Williga tuli kaasa siis 2 teise raundi pikki. Lou Williams, kui see mõtles ümber veel viimasel õhtul, tänu selle, et ta on ise Atlanta poiss, kus et sai tagasi koju minna, siis ta mõtles, et... selles suhtes, et oleks päris nõme olnud, siuke väga joonnakas ka, aga ei oleks imestanud, kui olekski tegelikult kuskil mujale läinud ja olekski tempo ära teinud, nii et oleks saanud kindlasti palju tähelepanu koos selle muuga. Ma liigungi edasi kohe järgmise treidi juurde, mis puudutab Kingsi ja Heat'i. See ei ole küll väga suurekaaluline treid. Esmalt need mängijate nimed tegelikult ei ole nagu võib-olla Euroopa vaatajatele Belitsa nimi on natuke tuttavam, võib-olla ka H-klassi nimi, aga ma leian, et Heat'il oli seda vaja. Belitsa mänguaeg kohati, eelmine aasta määleta väga selgelt, kui ta mängis Kingsi starterit, ta oli väga viisakas, mängis väga hästi, kohati olid ta numbrid 15-8, ma julgen öelda niimoodi peast kohe, mis oli periooditi, et see oli nagu väga viisakas, ma leian, et ta
roll ei ole nii kandev kui eelmise aasta Kingsis, kui selle aastal isegi Kingsis, ta kindlasti ta minutid jäävad, ma pakun 16-20 vahele, aga roll, mida on vaja täita siis Olinikust, kus jõuame hiljem natukene, et roll, kus Olinik jättis starterina tühja koha augu siis tühja kohana starting line-upi, ma usun, et Belitsa on viisakas täiendus Harklessi vastu. Ja siis Kingsi poole jah, et Kingsi poole siis Mo Harklessiga liikus kaasa ka Chris Silval, kiiret mainin ka selle ära. Ma usun, et ei ole Eestis väga palju Chris Silva fänne, aga kui mõni on, siis nüüd sa tead, et pikemalt ei peatu. Ma räägiks kohe kiirelt edasi. PJ Tucker siis, nagu korra mainisime, lõpetas Bucksis. Korralik selline täiendus, juba varem rääkisime, pikalt ei hakka rääkima. Rodion Skuruks tuli kaasa ja siis second round pick. Ja vastu tuli DJ Augustin, DJ Wilson, 23. aasta unprotected first round, 21. aasta swap. Kui suvel saavad juba swapidena, okay, jah. Ja Suns sai sama tehingu raames endale Torrey Craigi. Mis enda, kes on kõige suurem võitja sellest? Kindlasti Bucks. Nad said, mida nad tahtsid ja nad said palgast lahti nagu meile minna. Aga ma ei hakkagi praegu pikemalt peatuma, me juba rääkisime meile saade nendest. Ma oleks kusjuures pakkunud Läti korvpallifänne, et saavad nüüd vaadata Milwaukee Bucksi koos Rodion Kuritsiga. Aga... ei usu, et ta seal väga mänguaega saab, et seal midagi vaadata on. Aga ka Nuggets tegi väikse liigutuse. Nuggetsi puhul oli see mõistetav. Nuggetsil oli vaja, neil on frontcourt oli nõrk. Seal ei saa öelda nõrk, kui sul on MVP kaliibriga mängumees on, aga tema seljatagune. Sellega, kui Mason ära liikus, kui Mason Plum eelmisel suvel ära liikus, ei olnudki suvi nüüd, mis me nüüd siin räägime, harjunud juba rääkima läbi aastad, et suvel tehakse tehingud ja ütleme siis peale hooaja järgset või hooaja eelsel perioodil Mason Plum ära liikus koos Grandiga, kellest ka tegelikult rääkisime eelmine saade juba suhteliselt põgusalt, jäi Jokitsi seljatagune suhteliselt nõrgaks. Hartenstein ei ole lihtsalt nii hea. Kuigi Eesti korvpallifännil isegi võib-olla Hartensteini nimi on tuttavam kui selline keskmine, ütleme, nimi, mida me siin treidi juttades oleme rääkinud, aga Hartensteini kindlasti mäletavad paljud Euroliiga vaatajad, kes mõned aastad taguselt vaatasid Žalgirise mänge, täpselt niimoodi mõtlesingi. Aga ühesõnaga Nuggetsile siis liikus McKee, mis on, kusjuures McKee on aastaid ennegi mänginud ja väga edukalt mänginud, kusjuures Nuggetsis, et see on väga meeldiv. Ja tagasi sellisesse meeldivasse ja positiivsesse keskkonda võib tegelikult mõjuda McKee'le, kui me teame, et natukene ta ei ole ka võib-olla, ta ei ole viisaks öelda võib-olla vaimselt kõige tugevam mängija, aga... Cavsis ei ole sellist motivatsiooni ka kindlasti pingutada nii palju kui contenderi eest. Ega ei ole ka kohta tegelikult täna ja Cavsi nagu ütleme siis... jah, et Cavsi tagatuba ei näegi väga rolli tegelikult enam vananevale tsentrile, kui neil on olemas noored poisid nagu Allen, nagu just mainisid ja neil on olemas Larry Nance, kes tegelikult rääkisime ka, et tuleb arvatavasti treid, ei tulnud. Ma olen positiivne tegelikult selle koha pealt. Aga Hartestiniga kaasa veel siis Cavs sai 2 second round picki 2 aasta taguse ja siis juba 6 aasta pärast ise second round picki, mis ma arvan on Cavsi poolt nagu suhteliselt hea lüke. Võtta omale vastu noormängija, McKee vastu ja liikuda edasi tegelikult oma helgema tuleviku poole, mida me siis kõik loodame, et Cavs kunagi äkki näeb. Miami võttis endale Ariza, andsid ära Myers Leonardi, kes siis enda väljaütlemiste pärast ebasoosingusse sattus ja 2027 second round pick läks veel OKC-le. Leiad, et Ariza on vajalik mängija Heatile? Ariza on, ma arvan, tema puhtalt veterani kohalolek riietusruumis meeskonnas, mis on niigi väga hea, ma arvan, et ja tal on kõvasti respekti ka teiste mängijate oma. Suudad sa näha näiteks, et Ariza ja Belitsa kannavad ära selle rolli, mida tegelikult Olinik jättis tühjaks? Ma ei usu, et taseme poolest võib-olla otseselt. Ariza on ka päris vana juba ja kõike muud. Ma arvan, et Ariza tähtsus, no ta küll ikkagi mängib seal minuteid, aga tema tähtsus eelkõige ma eeldan on riietusruumis. OKC-s ta tegelikult see aasta vist oligi ebasoosingus. Kuigi see ei olnud ka ebasoosing. Hiidis oli teda ikkagi otseselt vaja. Lihtsalt samamoodi OKC-s oli tema roll riietusruumis lihtsalt, ma arvan, et mängijatele selgeks. Aga seal ei eeldatki tema rolli, vaadates tänast nagu OKC koosseisu. Ta üks kõige vahetatumaid mehi liigas, kui mitte kõige vahetatuim. Kus siis ongi jah? Päris ametlikult vist 11 kordne vahetatus on teinud ta siis läbi aegade kõige vahetatumaks meheks, nii et suhteliselt õnnetusstaatusega, võib-olla siis väga nõutud mees, ei oska öelda, aga võib-olla siis väga lihtsalt hea lepingu, keda siis on lihtne treidida, nii et Pistons. Ma liigusid edasi, kus siis Pistonsi juurde. Ma arvan, et Pistonsi
siit samast OKC-st nüüd tegelikult jah, siis teise otsaga, nii et OKC saatis ära Diallo, mis oli minu jaoks nagu suhteliselt suur üllatus, ma pean tunnistama. Paljude jaoks tegelikult olnud üllatus, et temast nähti ikkagi ju korraliku mängumest tulevikus. Jah, et Diallo selle aasta nagu, ütleme siin just sellised jaanuari lõpu ja veebruari kesksed numbrid olid nagu väga muljetavaldavad ja tegi, ma pakun 15-16 punkti, 7 lauapalli, väga hea kaitsemängija, väga hea kehaga, väga liikuv mängija, keskmisest isegi võiks öelda natukene võib-olla sportlikuma kehaehitusega mängumees, et väga huvitav natuur, väga ootan tegelikult just Diallo poole pealt, et kuidas Diallo tegelikult ennast Pistons siis käima saab ja teades, kuidas ta mänginud viimased paar mängu tegelikult just nüüd peale debüüti, tegemist on 20-10 mängumehega, nii et just arvestades tema positsiooni, väga üllatav. Ja vastu liikus tegelikult Ševi Miranchuk, kelle kusjuures mõlemate poistel on lõppevad lepingud. Saavad see aasta läbi, mõlemad saavad samad summad alla 2 miljoni kätte, mis on nagu, ma saan aru, miks nagu Thunder võib-olla selle läbi saatis selle treidi, et saades vastu siin küll aastate pärast saadava second roundi, kusjuures Houston oma, aga 2027 treidi või see second roundi piki, aga ma leian, et see nagu ei olnud Thunderile kasulik. Ma ütlen ausalt, et selle treidi võitjaks ma pean tegelikult Pistonsit, kes sai omale piisavalt hea mängumehe, kelle peale võib-olla rajada. Võimalik, et Thunder ei näinudki, et nad pakuvad Diallole järgmiseks aastaks lepingut. Oli lihtne, võtame kerge piki aastate taguse küll. Me räägime, piki juurde jälle. Aga ja Miranchuk läheb oma teed, läks ka Diallo oma teed. Kumbki nendest hetkel ei ole ikkagi selline mängija, mis muudaks mingisuguse meeskonna suunda otseselt. Nii et pigem väga kaua seal ei peatukski ja liiguks nende 5 suurema treidi juurde. Ma julgeks tegelikult öelda, et Diallo tasuks silma peal hoida aastate lõikes. Tegemist on tegelikult noore mehega. Aga korraliku rollimängija lagi tahaks pakkuda, et ma ei usu, et sealt rohkemat tuleb. Vaatame. Pistons on hea koht, kus on tegelikult noore mängijal täna areneda. Josh Jackson on kergelt ka, ütleme siis, positsioonist välja langenud, ta ei ole enam nii suur prioriteet treeneril mängitada, kui ta tegelikult varem oli, kuigi noore mehega tegemist samamoodi, isegi rääkisime vist eelmiste korda siin Josh Jacksonis ka, aga liigume edasi, jah. Liigume siis suurema 5 treidi juurde ja alustaks äkki Blazersi ja Raptorsi treidist äkki siis. Jah, see on väga põnev. Jah, et räägin esimese asjana Blazersi poole pealt, kes siis endale said Norman Powelli ja Norman Powell selles suhtes väga soliidne mängija, seni olnud küll varumehe rollis, pingilt tulnud, see aasta selline korralik starteri hooaeg, 20 punkti mängus. Väga korralik. 3-3 mängus. Ma julgen isegi tuua, et Norman Powell on üks säravamaid mängijaid täna Raptorsis olnud või selle aasta kõige parem nagu selline siis sähvatus. Aga nad oli ka oodatud selles suhtes, et terve karjäär on seal olnud ja 44% kolmeseid. See on väga-väga kõrge protsent ikka tegelikult, arvestades seda, et 3 tükki ta mängus paneb neid ära keskmiselt, et see aasta on tõesti väga hea olnud. Pikitid on 46-ndana 2015 aastal Milwaukee poolt reiditud samal õhtul siis Raptorsisse ja seal ta oli siiamaani. Ise oli veidi pettunud muidugi, et ära vahetati, aga jääb professionaaliks, teeb enda asja hästi. Senised 3 mängu, mis on olnud 22 punkti, 13 ja vana koduklubi vastu siis 14 kohe. Keskmiselt 2 stiili mängus ja selles väga hea pick-up selles suhtes korralik, et ei ole nüüd kaitsespetsialist, ei ole teab mis pikkmees. Blazersile meeldib jooksutada neid 3 kaardiga line-up, et sobib sinna hästi. Ise küsimus on see kaitse koha pealt just. Et Blazers ei ole nüüd teab mis kõva kaitsemeeskond, aga eks nad ei andnud ära ka kaitsemängijaid, ei Gary Trent ega seal teiselt poolt tuli kaitsemängija jah, otseselt, et aga näed see, et Portland läheb kõvemaks, on see muu paremaks kindlasti. On see käik, millega nad ründavad ka konverentsi finaali? Ma nüüd ei arva, et selle käigu pärast ründavad, aga see paneb nad paremasse positsiooni, kui nad enne olid. Et Gary Trent ei ole halb mängija, tulevikus potentsiaal on olla parem kui Norm Powell, aga praegusel hetkel on Norm kindlasti parem mängija ja selles suhtes, et jah, ta lõpeb nüüd leping ära, et tal on player option järgmine aasta, millest ilmselt loobub, sest tal on olnud nii hea aasta, seda riski ei saa enam võtta, et kasutab player optioni ära ja siis äkki tuleb veel sama hea aasta, et nende numbrite eest 20 miljonit võiks ju saada aastas.
Noh, kui ma toon jälle siin näite tegelikult Hardaway peale, kes on suhteliselt sarnase mängustiiliga võib-olla mängumees, no võib-olla natukene liiga Powellile kah, aga ta ei ole nii efektiivne, lihtsalt, et Powelli numbrid on paremad. Jah, sellega ma olen nõus, sellepärast ma vabandangi Powelli fännide ees, et kui ma tegin liiga. Poole pealt selles suhtes üllatav lüke ikkagi, et kaitse koha pealt ma oleks oodanud, et nad toovad võib-olla parema kaitsespetsialisti endale sisse. Tundus seda, et oleks natuke rohkem võib-olla vaja. Aga no, nagu öeldud, siis ega nad ära ka selle koha pealt teadnud kehvem kaitse, kui Gary Trent ja Rodney Hood ta kindlasti ei ole. Aga jah, ma arvan, et hea pikka Portlandi poolt paneb need paremasse olukorda, aga ei ole nüüd see, mis muudab meeskonna automaatselt contenderiks, aga why not? Vastu liikusid siis Rodney Hood, nagu siis tegelikult just mainisid ja Gary Trent Jr., kellest oli juba mitu lauset siin juttu. Et Hoodil on kusjuures järgmiseks aastaks player option 11 miljonine. Ma arvan, et seda vist ei kasuta Toronto. Ma pigem arvan, et Hoodist saab vaba agent. Tal on player option või team option? Tal on team option. Team option tal jah. Tal on team option on Rodney Hoodil järgmiseks aastaks. Et selle arvelt Toronto leiab omale kindlasti mängija turult või siis selle arvelt teeb omale ruumi juurde. Kuigi ma tegelikult liigun ka ühe mõttekäigu edasi veel, ka 22-aastaselt Trendil saab see aasta leping läbi. Samamoodi siis nagu Norman Powellil saab sul ja ma arvan, et Rodney Hoodi leping öeldakse ülesse. Neil on olemas võimalus vabaneda ka Baines'i lepingust, ilma et nad peaksid tegelikult nagu Baines'ile väga suurt kompensatsiooni maksma ja selle arvelt nad tekitavad 20 miljonise käppi omale, millega nad saaksid omale Gary Trent. Täpselt, väga hea loogiline järeldus. Selles suhtes, et umbes sama palganumbrid, kuigi ta ei ole nii hea mängija nüüd, kui Norm Powell võiks ta nõuda. Ma usun, tema lihtsalt puhtalt vanuse eelduselt ja potentsiaali poisil on ju, et ma arvan kõik inimesed, kes on vaadanud Portlandi mänge, on näinud tegelikult Trendi sähvatusi, kuigi ma näen, et nüüd McCollani tagasitulekuga, tema roll oluliselt vähenes, see starting roll kadus ära. Arusaadavatel põhjustel. Aga ma usun, et poisil on lootust Torontos tule tagasi nende numbrite peale, ehk siis üks-ühele astuda tegelikult nagu Norman Powelli sussidesse. Toronto poole peal teha Kanadas need numbrid, mis ta tegelikult tegi täna Portlandis ja saada selle arvelt omale ma ei julge öelda, ta võib-olla kohe 20 miljonist lepingut, ma ei julgeks talle pakkuda, ütleme sellist 3-4 aastaks, aga ma julgeks 16. öelda küll, kuskil siin on 14-18 sinna vahele. Ma arvan, 16 on väga fair number, et 4 aastaks keskmiselt selline 60-70 vahele leping. Ma arvan, et oleks win-win nii Torontole kui ka tegelikult nagu siis Gary Trentile edasi. Ja Rodney saab mingi contenderile sainida väiksema palga eest lihtsalt. Ma isegi kusjuures julgen öelda, et võib-olla Rodney Hood isegi lepingus öeldakse. Ma usun küll, et ei ole ka väike rahanumber, aga siit kohal, kusjuures ma liigun edasi järgmise teise põneva treidi juurde, mis võib-olla on natukene veel rohkem, ma ei taha nüüd Toronto fännide lootusi maha kanda, et nad play-offi ei jõuaks, aga võib-olla natukene veel rohkem play-offi, ütleme siis mõjutav trade, ehk siis Oladipo trades, kus Oladipo siis liikus Houstonist üle Miamisse ja ma leian, et Oladipo trade on selline, mis siis võiks mõjutada piisavalt palju, ütleme, idatippu. Vastu küll anti ära Avery Bradley, Kelly Olinik ja siis järgmise aasta draft. Selle aasta juba, jah. Selle aasta pikk? Okei, siis jah, et soovi korral teise ringi pikke saab vahetada Rockets, et tõenäoliselt seda nagu huvi neil ei ole kasutada, eks näeb. Tulen korraga tagasi Oladipo juurde, et tegemist on siis paari aasta taguse most improved playeriga ja kus siis valiti All NBA tiimi kolmandana, mis tollel ajal vist ei olnud väga suur üllatus, kui head mängude tegelikult näitas, aga edasi selle karjäär ei ole olnud nii väga muljetavaldav, tegelikult on seganud vigastused viimase kas 1,5 aasta jooksul 50 mängu ainult mänginud Oladipo, ei ole leidnud seda vormi, mis oli Oladipo Indiana päevadel, mis me isegi kohati mäletame teda Orlandos võib-olla esimestel aastatel OKC Oladipo ei olnud enam tegelikult see, keda me nägime tegelikult Indianas. Ta sähvatas ikka korralikult tegelikult algusaegadel, et ta oli väga hea. Ma ütleks, et temast oodati ikkagi väga, väga kõva värki, aga vigastused rikuvad palju noorte mängijate karjääri. Täna on juba 28, et ma arvan, et Heatis võib-olla ta leiab oma rolli. Heat on võib-olla see, kus ta leiab Jimmy Butleri, Dragica, Herro, Nanni kõrval, kuigi viimased 2 võib-olla võtavad temalt natukene minuteid. Võib-olla isegi tegelikult teeb sellega Goran Dragic võib-olla natukene isegi Ma pakun, et 30 ringi jäävad tema minutid ikkagi Oladipul, et ta on mängijana, kuigi ta ei ole enam see, mis ta oli, samamoodi motivatsiooni küsimus. Ta mängis, mis meeskondades? Pacers ei konkureerinud korralikult millegi peale, Rockets. Kuigi on aastad mänginud, tollel ajal mängis ju Pacers tegelikult ikkagi sellist tugevat play-off tiimi.
jah, aga no ei ole päris Heat, ma ütleks, et Heat on paremas positsioonis. Võrreldes eelmise aasta Heatiga on väga raske leida üleüldse väga võrdsemaid meeskondi, kes on nagu, kui sul on nagu contender finaalist just eelmine aasta, ütleme siis jah, finaalipositsiooniga mängu meeskond ja lähed sinna mängima, ma usun, et ta roll saab olema natukene väiksem. Ta visete valik peab olema targem, et kui ta Rocketsis viskas peale, kui sai, seal ei olnud ju kedagi praktiliselt võtta selles suhtes, et see mingit mängujoonist ei olnud veel välja kujunenud ega midagi. Pacer siis jah, seal on neid viskajaid ja mängumehi rohkem. Pacers tegelikult on mängid aastaid nagu väga targa mängujoonisega. Ma olen Houstoni seisukohalt, ma olen nõus tegelikult, et ta pidi võtmagi palju visket, ta pidigi võtma nagu madala protsendiga visket palju. Ta ei olnud hea. Jah, ma ei taha nüüd Houstoni fännidele arma teha, aga ma olen pigem nõus. Me oleme kursis. Me nägime neid mänge. aga kokkuvõttes ma võin öelda, et Heati poolt väga hea trades, see kindlasti aitab neid. Ma tahan öelda, et Oladipol on sellist haalsust, tal on sellist mängu ja nälliga isegi tegelikult. Ma ei saa öelda, et Olinikul ei oleks seda olnud. Jah. Ma nüüd korra mõtlen, kas ikka oli, aga oli piisavalt selline. Ma arvan, et Olinik oli ikka korralik. Tegelikult ütleks isegi fighter selles suhtes. Ma olen pigem sellega nõus, aga järgmiseks aastaks Oladipo on võimalik, Oladipo siis saab leping läbi, mis oli tegelikult Houstoni poolt suhteliselt kaval lükka, aga võib-olla tahad selle peale peatuda natukene sekund hiljem. Aga Oladipo puhul siis veel, et neil on järgmiseks aastaks võimalik uuesti designida Oladipo, Heatist juttu, ja lõpevad ära Dragic'i lepingud, mis on 18 miljonit ja ka Andrei Iguodala leping, mis on 15 miljonit. Ma arvan, et väga paljudele suur üllatus, et Iguodala vana härrana, vist on viisakas öelda juba, 32 poolde kuuluva härrasmehe kohta. Et ühesõnaga Dragic'i ja Iguodala arvelt 30+ miljonit on võimalik tegelikult veel Heatil teenida. Teame, et suvel on tulemas. Kindlasti teeme mõne saate, kui räägime free agentitest, kes suvel maanduvad turule. Et see oleks nagu väga, väga põnev kindlasti kuulata. Aga luues siis 30 miljonise käpi, millest on garanteeritud ainult 80 miljonit Heatil. Heat on väga heas positsioonis. Neil on kindlustatud Jimmy Butler leping, mis on küll suur, 36 miljonit järgmiseks aastaks. Ausalt välja teenitud leping. Pämi 28. Samuti. Ja siis on tegelikult veel Hero muidugi noore poisina teenib alles 4 miljonit. Aga need on siis sellised 3 suuremat lepingut, mille peale tegelikult luua selline, ma usun, et Oladipo 20-22 leping ei oleks võib-olla väga üllatav. Ma arvan, et see olekski 20 olekski okei, et üle on juba ma loodan, et nad ei maksa palju rohkem ja ma loodan, et Oladipo võtab ka vähem vastu. Mõlema huvides. Seda võib-olla näeme, jah. Aga okei, aga vastu liikusid siis Avery Bradley ja Kelly Olynyk. Ja 2022. aasta first round swapi vahetusõigused siis. Aga Rocketsi poole pealt tuleb alustada veidi kaugemalt. Kelly Olynyk mängis küll ilusam, hea toreda mängu, sümpaatne mängu, mis on alati olnud. Avery Bradley on niisugune hea korralik free and kaitsemängija. Aga ühesõnaga on meeletu pettumus. Oladipo tuli meile ikkagi James Hardeni eest. James Harden oli joo. Jah. H ja R. Mul ei ole sõnu. Me vahetasime James Hardeni, Kelly Olynyku ja Avery Bradley vastu. Jah, seal on meil 4 first round picki, 4 first round draft swapi, eks ole, et Rafael Stone tegi esmaspäeval, kes on Rocketsi general manager, tegi virtuaalse pressikonverentsi, kus ta ütles, et ta teeks selle sama treidi Hardeni Netsi siis, niimoodi, et vastu tuleb Oladipo uuesti. Fännid ei ole nõus, fännid oleks tahtnud Laverti ja Allenit näha seal, eks ole, Rocketsis, et kuna Oladipo nagu nii läks ära, et plaan oli, et Oladipo mängib väga hästi Rocketsis, tõstab oma väärtust ja Rocket saab kõvasti sealt tagasi. Me saime 2 lõppevat lepingut ja tähtsusetu selle vahetuse võimaluse põhimõtteliselt, et kui kuskile kaugele nüüd lagunema ei hakka, siis see ei ole praktiliselt midagi väärt. Tõsi. Jah, kokkuvõttes taas ühe sõnaga pettumus. Rafael Stone siis ütles, et teda peaks hindama aastal 2030 selle treidi järgi, mis on siis 9 aasta pärast. Mina nii kaua nagu ei jõua oodata. Tõenäoliselt Rockets üritab neid pikke rahaks teha ja kõike muud ja eks Oladipo tahtis nagu nii saada Heati. Ei mänginud hästi, paremaid pakkumisi ei tulnud. Rockets pidi võtma, mis iganes pakkumis oli laual, võib-olla pikendatakse Olynyku lepingut, sest tegelikult ta sobib Rocketsi mängujoonisesse ideaalselt. Meenutab veits meie vana fännide lemmikut, tuleb meelde, kes oli? Argentiina mees. Ma tean küll seda. Skola. Jah, täpselt, tahtsin kohe öelda. Meenutab seda nii, mitte otseselt võib-olla mängustiililt, kuigi seal on ka väga palju sarnasusi, aga visuaalilt siis.
tulevik nagu on Rocketsil olemas, aga me ei tea täpselt, kuidas need pikid formuleeruvad lõpuks, et kas need vahetatakse ära või mitte. Plaan on olla 2 aasta jooksul konkurentsivõimeline, nagu ma aru sain, sest 2 noort meest, Tate, kes on nüüd rookie ladderis 4, Rocketsi mängija Jason Tate, 25 tegelikult juba. Aga väga põneva mängija natuuriga tegemist, nii et mulle väga meeldib, kus Jason Tate'i esile tõus. Ta on 4 seal rookie ladderis, nii et tundub, et teised ka märkavad, et ta mängib väga hästi nii kaitset kui rünnet, aga tal on olnud ka aega välja kujuneda, et mängis ka Austraalias eelmine aasta ja Christian Wood on 25. Teised Rocketsi noored mehed seal, Kevin Porter Jr. ja teine junior, Kenyon Martin Jr. siis kahekesti 20-sed mõlemad. Et nad ei sobi ideaalselt sinna timeline'i, aga võib-olla 5 aasta pärast, 3 aasta pärast, 2-3 aasta pärast tahetakse olla konkurentsivõimelised ja tõenäoliselt see tähendab, et mingid Brooklyni pikid vahetatakse ära. Brooklyni pikid väärtuslikumad tõenäoliselt ikkagi tulevad aastatel seal 2024-2026. Et 2 aasta pärast lõpevad vist 2 hooaega veel pärast tänast on siis meil KD, Irvingu ja Hardeni lepinguid. Tõenäosus, et nad kõik 3 seal pikendavad, et see meeskond nii heaks jääb. Rockets mängib selle riski peale, et ei jää ja siis järgmised 2 pikki tulevad väga kiirelt, väga head meeskonnad lagunevad selle sama Rocketsi näitel tegelikult. Golden State Warriors mõni vigastus, eelmine hooaeg kohe olid madalal, eks ole. Mängitakse selle peale, et Brooklyn ei ole nii kaua nii hea, need pikid on mingid head raha väärt ja siis võib-olla tõesti me saame aastal 2030 öelda, et Rockets tegi super hea valiku. Praeguse seisuga võrreldes, mida saadi näiteks Paul George'i eest, OKC-st, Shai Gilgeous, hunnik pikke, kõike muud, mida saadi Anthony Davis eest. Ja nüüd paneme sinna kõrvale, et James Hardeni eest saadi Kelly Olynyk ja Avery Bradley. See on kaudselt muidugi on saadud seda, aga... No põhimõtteliselt otse, sest vahepeal nad said ikkagi Hardeni eest Laverti ja Alleni, sellest treidis siis liikus edasi Allen Cavsi, Lavert Pacersisse ja siis Oladipo Rocketsisse, ehk siis Rockets andis ära Hardeni ja sai endale Oladipo eest saadi Olynyk ja Avery Bradley, millest me räägime sellest treidist, et natuke pettumust valmistav on ja ebameeldiv on kuulata podcastides ja lugeda sellest, et Rockets on selle trade deadline'i kõige suurem kaotaja kõigi arvates, aus. Ma isegi vist olen nõus. Olen mida sa nagu võrdled, jah. Ma võib-olla peatun hiljem natukene Orlando peal, ma pakun Orlando ma arvan, et ei kaotanud. Orlando tegi, mida nad tahtsid teha, mida nad plaanisid teha. Ma olen sellega nõus, ma tulen selle juurde tagasi hiljem ja ma räägin sellest. Hardeni väärtus nagu kukkus ikkagi selles suhtes ära ka, et ta surus ennast välja Rocketsist, et võib-olla kui oleks seda kõike hakanud varem tegema, ma oleks tahtnud saada mingi noore mängija. Põhimõtteliselt Kevin Porter Jr. tuli, aga mitte tänu sellele treidile, vaid tänu sellele, et kaudselt isegi tänu treidile tegelikult, sest Cavsi treiditi ka Taurean Prince, kelle siis riietusruumi saagas Kevin Porter lõpuks minema saadeti ja siis lõpetas Rocketsis, nii et kes teab ja Rafael Stone, kes on siis Rocketsi GM, lõpetan korra igaks juhuks, et ütles veel seda, et te ei tea neid asju, mida tema teab, ehk siis hästi palju asju toimub kulisside taga, millest meil pole õrna aimugi. Nii et teised muud liigutused nagu Woodi saamine tüüp on kõik väga hästi teinud, ma annan talle võimaluse, ma maha ei kanna, aga me saime James Hardeni eest lõpuks Avery Bradley ja Kelly Olynyku, kes on väga tubli mängija, aga pettumus. Ma kusjuures tulen võib-olla tagasi veel korraks isegi Avery Bradley juurde. Mul jättis Bradley väga sügava mulje aastaid tagasi Boston ridades. Tegelikult isegi Olynyk Boston ridades olid nagu väga soliidsed. Avery Bradley isegi nagu väga tipp-top kaitsjana. Avery Bradley oligi kaitsespetsialist, ma ütleks sama. Väga free and D ja Kelly Olynyk, selles suhtes jah, et mõlemad väga head ja mängumehed ja sümpaatsed mängumehed ja mul on hea meel eriti Kelly Olynyku pärast, et Rocketsis on tegelikult mulle alati meeldinud, aga ma andsin ära James Hardeni. Läbi aegade ühe parima ründemängija. Selles suhtes, et ühe parima, mitte parima, vaid ühe top mängijatest jah, et numbrid nii ütlevad vähemalt. Aga see selleks, see on teine päev, jah. Mina küll suur numbrit ja siis ütleme analüüsi ja ma olen suga nõus ja me selle vastu ei saa. Et saime vähe, et see oli mu kogu point ja ma võtakski sellega kokku ja pikemalt siin ei peatuks. Ma olen nõus, aga lähme edasi. Lähme natukene valutumatele teemadele, lähme siin liigume teise suure. Palju rääkida ei ole enam, ma arvan, meil tuleviku saadetes, et eks ma kasutasin selle aja, mis ma sain ära ja
väga, väga põnev kuule, mulle tegelikult väga tahaks teada just nendest, ütleme siis ülemineku faasis olevatest franchise'idest, nagu tegelikult me jõuame nüüd Orlando juurde, mis on minu silmis ka väga põnev olnud, et samamoodi nagu tegelikult annab väga suured, Orlando isegi tegelikult veel rohkem, ütleme häid mängijaid, kas nüüd veel rohkem häid mängijaid, ütleme veel rohkem nimekaid mängijaid, me ei saa nagu võrrelda võib-olla mängijate klassi päris Hardeniga, aga siiski nagu nimekad mängijad, kes anti ära, et luua tulevikuks teed. Suhteliselt sarnane võib-olla stsenaarium Houstoniga, aga alustamegi äkki Vučevići treidist. Sobib. Kui kõige suuremast nimest, siis ütleme siis. Tahad sa Magicu poolt äkki rääkida? Ei, ma võtan hiljem Magicu kõigi 3 treidiga korraga kokku, äkki mis sa arvad, et need tegelikult kõik 3 treidi, ma siis nimetan juba ära ka nad, et on siis tegemist Vučevići, Gordoni ja siis Fournieri treidiga. Et kõik on tegelikult omavahel Magicu jaoks suhteliselt seotud, mis sealt vastu saadi, ma võtan selle hiljem kokku, aga ole hea. Räägime Vučevići poole pealt näiteks, Bullsi poole pealt, et mõlemad oleme siin Bullsi värvidest täna ilusti ja mina arvan, et Bulls on, no selles suhtes see on ka suhtes iseenesest mõistetav, et üks suurimaid võitjaid. Ja mulle väga meeldis, mida Bulls tegi, et kui me siin rääkisime, et nad sihivad kindlasti play-offi ja mida nad tahavad ja nii edasi, et mida selle meeskonnaga teha, siis oma Balti mees Arturos Karnišovas, ma ei oska seda nime Karnišov, jah, niimoodi on vist parem, et seda välja hääldada, et ei karda liigutada mängijaid ja lükkeid teha ja üritas Bullsi ikkagi pushida ja Vučević, super täiendus. Ja ma leian küll, eriti kui sa vaatad Vučevići, me tegelikult rääkisime eelmine saade vist natuke lepingutes ka, et just Vučevići lepingu summa, tema vanus on küll üle 30 juba natukene, aga see summa, mille eest sa saad seda kvaliteeti, see on nagu hea. Ma leian, et see on hea Bullsile, et see oli Bullsi jaoks. Muidugi ja lisaks veel sellele, et nad näitavad enda superstaari mängijale, Lavinile, ikkagi seda, et nad tahavad konkurentsivõimelised olla, nad ei kaota, et nad lähevad võitma. Ja see on väga tähtis tegelikult, et hoida häid mängijaid õnnelikuna enda meeskonnas, et sa tahad edasi liikuda ja Vučević peaks väga hästi sobima. Nii terve Bullsiga kui ka lihtsalt Laviniga kokku kahekesti, et Lavinil on vaja sükest mängijat. Vučevići näol tegu siis super pick and pop mängijaga, tabab üle 40% pick and rolli 3-stest ära ja peaks Lavinile oluliselt rohkem ruumi andma ja võimalusi veel ka palli liigutamiseks, et see oli miski, mis oli nagu keeruline enne. Kuigi ma pole näinud, et esimesed paarid mängu ei ole veel saanud Bulls tegelikult nii käima, nad lootsid. See on ka loogiline. Ma olen nõus sellega. Vučevići seisukohast eriti, numbrid on ta ära pannud, aga mees on mänginud täiesti teises süsteemis ikkagi väga pikalt. Viimane mäng Lavini ennast polnud tegelikult, aga ma küsin tegelikult veel, mis sa arvad, kuidas Lauri Markkaneni roll tegelikult nagu liigub või liitub? Markkaneni kasutati see hooaeg vahepeal ka tsentri koha peal. Korneet kasutati ilusti selle, et saaks viset sinna 300 taha, eks ole, et Vučević selles suhtes on ideaalne sinna, ma arvan. Ja Markkaneni roll selgelt väheneb. Markkanen on nüüd pingil, ka üsna pettunud, vokaalselt ütles selle välja. Aga samamoodi professionaalne korvpallur ikkagi ütleb, et teeb seda, mida meeskonnal vaja on ja meeskonnal oleks vaja, et Vučević stardiks. Et kuigi Markkanen ütles välja, et ta on starter selles liigas, aus. Number 4 peal. Ja ma tahtsin just küsida, kas näeksid tegelikult Vučevići ja Markkaneni koos tegelikult mängimas? Mina muidugi näeksin, aga ma ei kujuta ette, kuidas Billy Donovani mängujoonis selle jaoks loodud on. Aga Vučević jällegi miinus, et ei ole superkaitsedega tegemist, et blokki ei pane väga, positsiooniline kaitse, kui midagi on siis kõige parem. Olen sellega nõus, et kuigi ka mehed, kes ära anti, Otto Porter näol tegelikult on võib-olla tegemist sellise suhteliselt hea kaitsemängija, aga tal ei olnud enam nii kandvat rolli. Ta ei ole kusjuures, mind isegi väga üllatav, et ma mäletan Washingtoni päevad, et Otto Porterit, mille eest talle ka maha makstigi. Kas Otto Porteril see aasta on ligi 30 miljoni leping, mis on nagu väga üllatav isegi olnud nagu tänast tema sellist rolli vaadates. Ja kaasa liikus veel tegelikult ka siis Magicu poole veel Wendell Carter Jr. ja 2 first round picki, mis ei ole vist väga kõrge hind tegelikult Vučevići jaoks, kui sa tahad. Sama hind, mida me arutasime, noor mängija ja 2 first round picki põhimõtteliselt. Et kui sa tahad saada, kuigi Hardeni ja Vučevići ei tasuks vist üldse isegi võrrelda omavahel, aga nad ei ole sama klassi mängijad Vučevićilt mitte midagi ära võtmata. Aga Vučevići saadi rohkem, ma julgen öelda, kui tegelikult Hardenist ma ei usu, selles suhtes, et 4 pikk swappi ja 4 first round picki, see on teoreetiliselt 8 first round picki. Aga kus kohas? Need võivad olla kõik 8 täiesti lõpus. Esimesed küll, aga see on eeldus, et Brooklyn Nets püsib konkurentsivõimelisena järgmised 10 aastat. Ma ei usu. 7. Meeskonnad ei püsi niimoodi ikkagi. Selles võimalik, ei saa välistada, aga see ei ole tõenäoline. Aga tagasi Bullsi juurde siis pikid, mis Magicule läksid muide tagasi, on top 4 protected. Et kui see projekt peaks täielikult ebaõnnestuma
ja Bulls on seal viimaste seas need aastad, siis kuigi tegemist on juba selle suve ja 2023 selle suve pikki ilmselt ei tule top 4 ära, et me võime seda suht kindla peale öelda, et aga järgmine 2 aasta pärast, kes teab, 2 aastaga meeskonnad palju ebaõnne. Olen nõus kindlasti, jah. Top 4 protection tundub selline, see tähendab siis seda, et kui pikk kukub top 4 sisse selle aasta draftis, sel juhul ei rakendu see vahetus. Ehk siis protection rakendub. Protection rakendub ja vahetus ei lähe läbi. Ehk siis kui Bulls saab top 4 pikk, jääb see Bullsile. Ja, aga selle jaoks peaksid nad olema kõvasti kehvemad, kui nad on. Jah, ühesõnaga nad peaksid olema loteriis vähemalt, ehk siis loterii... Omama võimalus saada üldse seda pikki. Et loteriis see siis tähendab see, et meeskond ei jõua play-offi. Ehk siis viimase 14 hulgas, et kõige lihtsam ongi see, et meeskond ei jõua play-offi, läheb loterii. Me räägime, ma arvan, suvel tuleme tagasi, räägime ka loteriist üleüldse, kuidas loterii protsendid jagunevad. See on kusjuures ka väga põnev matemaatika ja kuidas, miks üleüldse meeskond peavad tankima, kuhu maani sa pead tankima, mis meeskonnal tasub tankida. Et jah, aga ma tuleme selle juurde tagasi suvel. Võtaks selle sama treidi juures veel ühe lüli veel kokku, et Al-Farouk Aminu liikus koos Nikola Vučevičiga. Näed, sa Aminu mingit rolli üldse Bullsis, tänases Bullsis? Perimeetri kaitse, no miks mitte. Et kui Bullsil on kaitsest puudus, siis ta tegelikult võib olla just see mees, et ta ei ole need suuremasi numbrite mees, aga kaitsemängija, pikk mängija, pikad käed, ja füüsiliselt seisab ees hästi ja tõesti oskab, ta suudab liikuda väikeste meestega koos, suudab suurte meestega enam-vähem sammu hoida. Et ma usun, et Bullsi jaoks nüüd küll mitte teab, mis jällegi mängumuutja, aga abiks ikka. Ma olen isegi sellega nõus, kuigi Vučević on selle treidi kindel staar. Ei saa muidugi ära võtta mingit rolli ka Wendell Carter Jr., kes liikus siis Orlando poolele. Tal ei olnud nii hea fit. Tal on nagu osalt isegi liiga tehtud. Orlando front office isegi näeb temast kui mängumeest. Ta selle joonisega ei sobinud ja ongi tema tugevused lihtsalt ei tulnud välja Bullsi joonis. Ta on ka raske tegelikult leida sellise rollimängija tugevusi, kui ausalt niimoodi teda Bullsis kutsuti nii palju, kui ma lugesin ja kuulsin, et Orlando näeb võib-olla tema tulevikku. Orlando tal on osaliselt võib-olla ka suurem osakaal. Tänases seisus ma arvan, et Orlandol on veel aita mind nüüd, big poiss, kes teil... Mo Bamba, täpselt, neil on Bamba, ütleme siis otseselt üks-ühel nende konkurent ja siis on veel Birch, kes jäi vist sinna, tegevist siis Kanada mängumehega, kes hetkel on veel starter rollis, aga ma arvan, et Wendell peaks võtma täna selle rolli üle. Ütleme siis lähitulevikus, lähinädala jooksul ma eeldan, et Greenwich ei jää starteriks, tema roll kindlasti langib, kui mitte üleüldse katitakse võib-olla siis meeskonnast, mitte võib-olla lepingutega. Ta ei ole starteri tase NBA-st, ma tahaks öelda. Et kui sul on sellise tasemega starter, peab olema ülejäänud meeskond kas väga hea, et kompenseerida või siis lihtsalt ei ole meeskond väga hea, mis on siis praegu Orlando case. Just. Nii on, aga ma liigun edasi kohe järgmise treidi juurde, ma arvan, et võtame veel Orlandoga 2 sõna veel hiljem kokku, sest Orlandos tuleb veel täna jutt, tuleb veel tegelikult päris palju juttu. Ühesõnaga jutt siis Gordoni liikumisest. Aaron Gordon. Nuggetsisse. Jah, ma arvan, et Nuggetsi poole pealt kõige parem asi, mis nendega juhtuda sai praktiliselt, arvestades mehi, kes saadaval ka olid. Kõige parem fit Jeremy Granti asemele, ma tahaks öelda, et väga sarnane mängija olemuselt nii-öelda, aga parem kaitse. Parem söötja. Ja parem söötja. Ja parem äkki mängulugeja isegi. Ma kaitse koha pealt võib-olla ei oleks nii. Ma arvan, et Grant on... oskustega võib-olla Grantil on, võt see ongi see, et ma tahaks nüüd öelda, et oskuste poole pealt on sama head, eks ole, ja siis füüsiliselt Aaron Gordon on lihtsalt suurem. Ja selle vastu ei saa öelda. Ja mobiilsem, võib-olla mitte mobiilsem, aga selle suuruse juures olla sama mobiilne, ütleme siis nii. Ma saan aru tegelikult kogu see sihid ja need on mängijad, keda on tegelikult suhteliselt raske võrrelda. Aaron Gordoni, ta võib-olla on parem söötja, ta on parem võib-olla mängulugeja, kuigi ma arvan, et Grant on kaitses sipakene parem. Ma arvan, et Gordonil on heidetud aastate jooksul natukene ette, et ta ei ole võib-olla... Tema roll ei olnud ka olla superkaitse. Jah, asi ongi võib-olla selles, et lihtsalt puhtalt nagu meeskond ise ei ole näinud seda. Defineeritud ei olnud ka tema roll, ma arvan, nii hästi, et sarnasused Grantiga veel, muidugi seal vahe on tegelikult pea 2,5%, kolmestes Gordon seni 32,3% karjääri peale, Grant 34,7%. Jällegi olukord, eks ole, Grantil ma usun, oli rohkem ruumi visata, olid paremad olukorrad. Tänases loogul kindlasti. Ei, no ütleme niimoodi siis Nuggetsis, eks aga ole, Nuggetsi aastatel. Et Aaron Gordon nüüd saab parema rolli seal, et ma usun, et tal on seal oluliselt parem mängida, senised numbrid väga ei näita, ta on vist pandud 4-3 mängu peale, ühe vist proovinud paari mängu peale. Ja väike number näita. Täpselt, et üldiselt ma tahaks uskuda, et tema 3% võiks tõusta karjääri keskmisest kõrgemale ja siis meil ongi väga sarnane.
roll, et see oli täpselt, mida neil vaja on, vabanesid juba pärast seda match'i poole pealt rääkida Harrisest ja Gary Harrisest ja tegelikult ja rookie Archie Hamptonist, jah. Aga no, selles suhtes, et super hea valik ikkagi Nuggetsile ja ma arvan, Nuggetsi fännid on ekstaasis, ma vaatasin eile öösel ka mängu, väga kena oli palli liikumine ja kõik, et kuigi tema numbrid ei ole väga muljet avaldavad, et ta on vist 20 minutit mänginud mõlemad mängud, uus mees ka. Ja, anname aega talle. Ühes mängus ei olnud ka vaja, et üldse mängiks, võideti Atlantat. Ja siis võideti vist, kui ma ei eksi, Portlandi äkki, üks mäng enne seda. Jah, võis olla küll. Seda mängu ma ise ei näinud, aga numbrid on sellised okeid. Ma arvan, et ongi super pick-up, ära anti mängijad, kes nagunii ei mänginud. Eks ole, et sa said vastu kahes mängus oli tal muidu Gordonil pluss 17, pluss 19 vastavalt 20 ja 24 minutit. Starter. Ja lisaks Aaron Gordonile tuli juurde üks väike lüli, ma ei teagi, kas inimesed teavad mängijat nimega Gary Clark. Rocketsi fännide südamed võitis ära, kui ta Rocketsis veel mängis, et siuke hea 3&D mees tuli G-liigas sisse ja pani kolmeseid, kaitses mängis väga isukalt, väga ilusa viskega tegelikult. Ei saanudki aru, miks tal Magicus nii väike roll jäi ja miks ta nüüd jälle liigutatakse, aga ma arvan, et sellise pingi otsa varumehena super hea. Et võiks isegi leida, ütleme, sellise rolli tänases Nuggetsis ka mingi hetk Gary Clark. Niimoodi, et ta saab mängida siis, kui ees keegi, ta ongi täpselt selline mängija praeguseks, et kui keegi saab vigastada, siis sul on võtta ikkagi soliidne mängumees asemele. Gary Harris on ju otseselt shooting guard, nii et ma arvan, et seal tehti natuke ruumi. Ma arvan, et nähti ka roll tegelikult Clarkile. Ta võiks saada 15 minutit mängus, mulle väga meeldiks ja soovitan jälgida Twitterist Disney Gary Clark on selline account ka isegi olemas Rocketsi fänni poolt tehtud sellest ajast ja fännatakse ikka Gary Clarki täiega. No, see on täiesti hea informatsioon, ma arvan kõikidel Nuggetsi fännidel on väga meeldiv kuulata Gary Clarkiga tegemist, ikkagi on nagu mängumehega. Kuigi kes ei oleks NBA's mängumees, ma arvan, et mingil tasemel on kõik arvestatud. Ta on hea viskega ja ma arvan, et ta sobib samamoodi väga hästi sellele, mida Nuggets otsib, et Nuggets sai jackpoti. Ma arvan, et saada olevatest meestest paremini neil ei olekski saanud minna. Ja ma olen suhteliselt nõus sinuga selle treidi koha pealt küll. Vučević sa ei võta Jokicile selja taha. Jah, ei oleks nagu, ja koos mängitada neid oleks ka suhteliselt raske. Nad on kunagi proovinud tegelikult mängitada isegi Nurkitsit ja Jokicit koos. Ma olen isegi jälginud aastaid Nuggetsit ja näinud seda siis arengut, kus üks moment saadi aru, et vist see asi ei toimi. Ühest tuli loobuti siis sellest meest, kes läks Portlandi, jäeti siis alles see mees, kes täna on Nuggetsi vedur. Mõlemale hea lahendus jällegi. Ma usun, et jah, siin suht kõik võitsid. Nii mängija kui meeskonna jaoks Jokici ja Nurki. Kui see tollane treidel vahetati Mason Plumlee vastu, kellest nüüd tänaseks on saanud juba niimoodi Detroiti suur senter, nii et kõik kolm tsentrit on omavahel tegelikult suhteliselt nagu heas positsioonis, aga heast positsioonist edasi rääkides Orlandosse liikus Gary Harris ja Archie Hampton. Archie Hampton. Gary Harris vananev mängija, ära kukkuv juba. No pigem on nagu ära kukkuv. Mind ongi tegelikult aastad Nuggetsi jälgijana olen ma tegelikult nagu suhteliselt üllatunud Gary Harrisi nii suurest ära kukkumisest. Tal oli küll väiksed vigastused, vist ei öelda, kus tuleb paar kuud juba tegelikult mängust välja suunud siin nagu aastate jooksul. Aga Gary Harris siiski 17-18 punkti paar aastat tagasi ja täna ma ei näinud isegi Gary Harriselt, ta isegi ei võtnud enam visked väga palju, mis on nagu väga üllatav ühe sellise Jokic'i kõrval mängiva shooting guardina. Võib-olla ei jagu nii palju või ma ei oska öelda Gary Harrise kohta selles suhtes, et ei ole suurem asi fändal olnud, et aga ma tean, et vanus tuleb peale ja RJ Hampton kõrval oli liiga noor jällegi, et mänguaega saada. Ma ütlen ausalt, et see treid jääb minu puhul natukene arusaamatuks. Ma saan aru, miks selle Orlando pidi tegema, sest Gordon tahtis minna, ütles, et tema aeg sai läbi Orlandos, hind sellest ei olegi väga kõrge. Nuggets ongi kõige suurem võiti, ma pakun sellest treidist. Kogu sellest deadline'i saata. Ja ma tahaks öelda, et Magic oleks võinud oluliselt rohkem saada. Ma eeldasin tegelikult, et saab ja ütlen, et minu jaoks tuli üllatusena, et ta maandus Denveris. Mitte Denveri front office poolt super deal. Ma ütlen, et see oli nagu väga hästi tehtud Gary Harris, kes omab teilt järgmine aasta 5 miljonit, ma kordan, 5 miljonit suuremat lepingut, kui seda teeb Aaron Gordon, Gary Harris. Saada ühesõnaga siis lahti Gary Harrisi lepingust ja anda ära siis ütleme 20-aastane rookie point guard, millest ma ei saa ka jälle aru, miks siis võtta nagu seda Archie Hamptonit Orlando poole pealt, kui sul on olemas Anthony Cole, kui sul on olemas mitme aasta pikkus, ma ütlen 4 aasta
4 aasta pikkuse lepinguga Markel Fultz ja sa võtad omale veel ühe rookie 20-aastase juurde. Cole Anthony vist on pigem rohkem selline shooting võib-olla tahetakse talle leida. Jah, võib-olla tahetakse leida. RJ Hampton tegelikult on selline sümpaatne nooruk olnud, lihtsalt sul ei ole contender meeskonnas ruumi olnud ja Magic, kus see nüüd tekib, ma arvan, et Magic kindlasti nägi selles midagi ja ilmselt oli ka see, et teised meeskonnad ei pakkunud midagi piisavalt head ja võib-olla ei tahetud siin Celticsit liiga tugevat teha, võib-olla ei tahetud idasse anda seda meest. Arvatavasti. Celtics ju tahtis Gordonit ajast taga näiteks, et nemad pidid leppima, äkki liigumegi edasi järgmise treidiga Fournieriga ja siis saad hakata Magicust jutustama, et Celtics sai endale siis meie viimase 5. treidiga, millest me täna räägime, Evan Fournieri. Kõige põnevamast siis viimane, tõesti, hõlmab siis Fournieri teidi. Kuidas sa hindad, kas Boston sai sellega selle olulise käigu, mis täna veab teda joone peale? Ma arvan, et nad ei saanud, nad oleks tahtnud näiteks Gordonit, eks ole, et kindlasti. Fournier võeti, sest ma arvan, halvemaks ka ei läinud, see, et tal nüüd esimene mäng ajalooliselt kehva oli. 10-st 0, 5-st 3-sest 0, et kõige halvem esimene mäng nende numbrite järgi siis vist NBAs varem ei olegi korratud sellised numbrid esimest uue klubi juures peale treidimist. Täiesti võimalik. Minu arust oli niimoodi 33 minutit ja 0 punkti. Aga 2 blokki näiteks, et mul Fantasy's tõmbas nagu vähemalt korraks tõmbas suunurgad üles. Hind on 2 second rounderit. Evan Fournier, mees, kes paneb ikkagi see hooaeg pea 20 punkti mängus. Tahaks nagu öelda, et Magic oleks nüüd rohkem saada jälle. Ma tegelikult ütlen, et Magicu nendest 3 treidist kõige geniaalsem lükke oli see just, sest et lõppeva lepinguga Fournieri eest on suhteliselt raske saada midagi ja arvatavasti, kui sa tahad tankida, tahad lõpuni minna, siis kindlasti ei ole Fournier see mängija, kes aitab sul tankimisele kaasa, et sellest saada 2 lõppevat lepingut selle asemel, et mängija lihtsalt ära kattida ja lasta tal tasuta ära minna kuhugile. Ma arvan, et Orlando nagu tegi piisavalt hea lükke, et saada midagigi mängija eest. Selles suhtes nagu... et võib olla tähelepanelikumad inimesed siin kuulevad, et me oleme rääkinud, et alati tuleb palka vähemalt enam-vähem mingi protsendiga ära matchida. Et kas sa tead muide, miks on ainult 2 second rounderit vastu mehele, kes saab 17 miljonit? Ma ei tea, kusjuures valgusta mind. Trade player exception. Ehk siis Celtics sai treidida siis enda TP-isse. Gordon Haywardi treidiga tekitatud TP-isse, mis siis tähendab, et Magic ei pidanud tänu sellele palka vastu võtma. Et jah, ma arvan, et first rounder oleks tulnud siis, kui oleks tulnud näiteks Gordon ja Fournier koos. Oleks Celtics saanud panna mängija ja paariselt nooremat meest veel, eks ole, ja oleks saanud endale äkki first round pickiga peale. Aga kuna see oli ainult Fournier, 2 second round picki oleks natuke võib-olla rohkem tahtnud, aga midagi said. Kui see Magic hoiabki kokku Fournieri ära treidimisega ligi 5 miljonit, mis on nagu Magicu puhul on nagu super deal, et liikun siit Magicuga edasi, et mis siis kokkuvõttes tegelikult Magic selle 3 dealiga sai, nad tegid omale 15... Platsi puhtaks esiteks. No okei, see selleks, see vist oli juba nii neil juba plaanis, et nad tundus, et see aasta vist ei tule, et see vedur ei hakka üle Vučevići ümber. On aastaid proovitud, on aastaid olnud täpselt see joone peal, joone ümber, joone all, pigem ikkagi nagu joone peal olev meeskond, aga selle 3 treidi pealt 15 miljonit kokku hoida, mis hoiab need eemale luxury taxist, mis on nagu Magicu, ütleme, kui sellise tänaseks peaks siis nagu ütleme tankiva ja franchise jaoks nagu suhteliselt hea. Tähtis ütleks isegi tegelikult, et oluline. Kui sa ei konkureeri, siis miks sa maksad palju raha? Jab, et nagu tegelikult mainisimegi eelmine saade rääkisime idast just, et Magicul oli ütleme nüüd juba saan öelda, et oli liiga 6 palgafond, mis on nagu ülisuur, kui sa mõtled üleüldse, kes seal tegelikult nagu tipus konkureerivad oma palkadega ja Magic nibin play-offi satsina omades 6. rolli oli arusaadav, et midagi on valesti, asjad ei toimi, midagi peab ette võtma ja ma usun, et nad nagu tegid seda. Tänaseks on Magic 24 oma palgafondilt, mis on nagu ühe tankiva meeskonna jaoks üliideaalne positsioon. Ja, alumised 7, et eks nad jäävad sinna 4 kõige hullemat idast, 4 kõige hullemat läänest, võiksid jagada need alumised 8 positsiooni ära. Ja suhteliselt hea isegi nagu positsioon selle jaoks, et püüda selle suve, ma ei julgenud öelda, et suve tuleb jälle uus rukkide, ütleme siis jagamise tahaks tagasi jõuda sinna normaalsusesse. Okei. No loodame, ütleme siis, et selle suvel äkki tabavad jälle jackpoti, on ju ennemgi olnud Orlandosse kukkunud esimesi pikke, võetud väga muljet tavadavaid mängijaid, kes on üles ehitanud terve franchise.
aga saadi siis lisaks sellele lootusele on tegelikult olemas veel siis 22-aastane Wendell Carter Jr., kes on siis 2-aastase lepinguga, rääkisime kiirelt temast. No ei ole võib-olla esimese suurusjärgu, ütleme, talendiga tegemist, aga päris tegelikult ikkagi null ka ei ole, et selles suhtes kaitse poole pealt ja kõik, et ta ei ole võib-olla ründefaasis ei ole, 3 ei pane, kõike muud ei tee, aga ma usun, et selline üle keskmise rollimängija kõige halvemal juhul võiks temast tulla. Ja ma pigem olen nõus suga, et seal on olemas potentsiaal, võib-olla mitte kõige kirkam, aga seal on olemas, võib-olla on vaja lihtsalt õiged kivid kokku. Füüsis on ka olemas ja keskkond on nüüd võib-olla õige, et ta oli ikkagi ainult ühes keskkonnas Pulsis, kuhu ta ei sobinud, ei joonisesse ega mujale. Olen sellega osaliselt nõus. Ma ei hindaks tema arengut praegu selle järgi, mis kohas ta hetkel on, vaid selle järgi, mis temast nagu oodati pre-draft ja siis võib-olla see, kuhu ta praegu nii-öelda jõudnud on, et Magicus nähti mingit väärtust temast, sest mängija ju, kes vastu saadeti, oli kõva. Ja, aga selles mõttes, et olen nõus, pikiti ka kõrged poiss, kus siis oma ja draftis, nii et jah. Rääkides veel edasi, Otto Porter, ehk siis 27-aastane lõppev lepingu Porter, mis on ka suhteliselt ütleme arusaadav, miks Orlando võttis Otto Porteri omale, mis oligi vaja siis, ütleme, palgad mätsima saada Vučevićiga võrreldes. Gary Harris, mainisin ka teed juba 21 miljonise, sellest ma ei väsi kordamast, 21 miljoni see lepinguga järgmiseks aastaks tegelikult aga suhteliselt nagu arusaamatu, okei, Harris oli omal ajal oma raha väärt, tänaseks hetkeks võib-olla ei ole, aga neid mängid on veel, ütleme. Nuggetsile jällegi super. Ei peatagi pikemalt selle peale, nii et ja 20-aastane siis Archie Hamilton, kes siis oli selle aasta draftis pikitud. Hampton, Archie Hampton, ja 24. pikk siis sellel aastal ja tuli veel 3 first roundi, 2 second roundi. Ma arvan, et Orlando on leidnud vähemalt mingigi tee, mingigi ideoloogiline. Mingi plaani lihtsalt. Jah, ma olen nõus, me tegime siin natukene ka vist maha Orlandot eelmises saates sellega, et neil pole plaani. Me rääkisime reaalselt nii, nagu asi on sellel hetkel tundus. Ja täpselt mulle nagu meeldibki, et meil mõlemal oli mingil määral õigus, sest tundub, et sama tuntisid ka Orlando inimesed, et kes seal puldis on, et samasugused vaibid, et midagi on vaja muuta. Nii kui ma järgmist saadet alustan, siin täna pole, siis ma tean, et sa oled Orlandos, jah? Äkki juhtuvad kuulama suured ninad Orlandost. Ei, mul on tegemist, mul on podcastiga tegemist, ma ei saa minna tähtsate asjade keskel minema. Aga olen nõus, jah, et selles mõttes see järeldus oli, ütleme ka siis laiale üldsusele suhteliselt nagu arusaadav, et miks nad peavad niimoodi tegema, eriti peale seda, kui Gordon tuli avaldusega välja, et nüüd on mul aeg minna, oli tegelikult arusaadav, et rääkime tegelikult Fournierist, et Fournier on potentsiaalne äraliikuja, et sellega panime tegelikult isegi pihta. Vučević tuli tegelikult natuke üllatusena, aga tagantjärgi ka teda me mainisime tegelikult korra saates. Kui sul juba on läinud Gordon, kui sul on juba läinud nagu Fournier, sul ei ole enam mõtet hoida. 30 pluss meest endale, et nagu oleks ta olnud noorem, nagu ma pakkusin ja arvasin esialgu, et aga ei, üle 30 mees. Nii ma arvan, et Orlando on teinud hästi. Anthony Cole, Terence Ross, Mo Bamba, Chuma Okeke, mainin selle nime ka veel ära, väga põneva mängumehega, kindlasti paljud fantasy sõbrad on Orlando ridadest juba läinud tegelikult nagu, ma kutsun ta siis Shumaks, kui tohib, et on leidnud kindlasti ka Shuma nagu enda jaoks juba, sest et poiss teenib kindlasti suuri minuteid, on näha, et Orlando läheb seda teed, et mängitame noori poisse, kindlasti saab aega, loodame, et kannab ka välja. Järgmine aasta tulevad tagasi Malker Fultz, tuleb tagasi Jonathan Isaac, mõlemad tegelikult väga heade lepingutega, kui tulevad nagu mängumehed 16-17 miljonit 3-4 aastaks, mis on nagu noortele poistele, nagu nemad väga ideaalne, ütleme siis Orlando jaoks väga ideaalsed lepingud, kui nüüd mehed kannavad välja. Kui ei kanna, ei saa minna halvemini, kui ei saa nüüd jälle mööda ega üle ega ümber, aga pean taas kord jälle Gary Harris ära mainima, et ei saa väga halvemini minna kui Gary Harrisega, aga no see ei ole ka suur taat. Siin on ka tegelikult natukene vigastustega, tulen ikka. Ma arvan, et Orlando tegi hästi selles suhtes, et midagi nagu väga pettun, nagu Rocketsi fännina ei ole mõtet olla, aga nad oleks võinud saada rohkem. Ma arvan, et kui sa annad ära ikkagi Vučevići, Fournieri ja Gordoni, tahad rohkem lihtsalt vastu saada, et rohkem mille ümber ehitada. Kas nad teed hiljaks? Ma küsin tegelikult veel võib-olla sellise viimase Orlando küsimuse. Ma usun küll jah, et aga samas enne Fultzi vigastust, võib-olla Fultziga Isaaciga oleks asi hoopis teine. No Isaac läks juba hooaja alguses, nii et seal ei tulnud isegi minutit see aasta. Aga no selles suhtes ongi, et millal sa siis selle otsuse teed? Samamoodi siin Rocketsiga räägiti, et kas jäädi hiljaks Hardeniga, kuni ta nõudis välja, et võib-olla oleks pidanud saatma varem, oleks kindlasti rohkem saanud. Jah, kindlasti oleks olen nõus. Keeruline on neid otsuseid teha kindlasti GM-id, et nad tunneme neile kaasa, töö ei ole kerge.
kindlasti. Aga ma arvan, et nii Orlando GM kui ka siis teised, keda me täna maininud oleme, võiksid üsna rahule jääda enda otsustega. Ja võib-olla näeme alles 9 aasta pärast, nagu siin. No see on 9 aastaga võib väga palju muutuda ja kerge oleks muidugi öelda. Ja kindlasti muutub ka, kui me kõik mäletame Netsi, kuidas Nets andis ära oma kogu tulevik on ja mis on täna Netsis saanud, et need on nagu, ja see ei olnud väga ammu, me tuleme tegelikult mõned aastad tagasi. NBA on väga volatiilne ja palju asju muutub väga kiirelt. Kuidas me kokku võtame, mis on siis selle trade deadline'i? Kes on sinu suurim winner, ma küsin niipidi? Tahtsin sama küsimust just esitada. Ma pakun, et on Nuggets. Ma vist ei saa sellest ümber. Ütleme niimoodi, et lihtsalt mitte öelda Nuggets, ma ütlen Bulls. Bulls on ka, mulle väga meeldib ka kusjuures Rondo liikumine. Ma arvan, et see ei olnud küll üks meie sellest, ütleme, top 5 suurtest treidist, mis me välja valisime, aga ma arvan, et Rondo trade võib mõjutada sellist contenderit omavahelist nagu match-upi rohkem, kui me tegelikult isegi võib-olla oskame arvata. Kas enne Rondo trade'is oleks pakkunud ka võib-olla Austin Riversit buyout'i tulemusel sinna koju tagasi? Ma tegelikult et see oleks olnud ka valik, aga ma ei usu, et enam on vaja, sest Rondo täidab selle augu ära. Ja, aga nad on natukene nagu teist tüüpi mängumehed. Ma tegelikult näen Riversit tegelikult rohkem kui viskajat tänases NBA-s isegi. Ta tegelikult nagu sobib rohkem sellise, ütleme, kuigi tal on väga head omadused, tegelikult nagu... Ka playoff Rondo on shooter, lihtsalt põhihooaja Rondo pole shooter. Nojah, kus nüüd on see aasta, eks Rondo on ka aastad juba möödas tegelikult nendest headest Rondo, ütleme siis playoff Rondo aastatest. Eelmine aasta oli ta super hea Lakersi eest, ma ütleks. Vähemalt esimeses ringis või teises ringis nii-öelda, mida ma oma silmaga väga vaatasin. Ja kui see vaatajate ja siis ütleme siis kuulete hinnata, aga ma olen nõus, ma tuleks võib-olla veel sõnaga tagasi Pulsi juurde. Puls tegi hästi, mul on hea meel, et Puls suutis ka liigutada. Lavinil on talenti, mille ümber teha. Ma arvan, et Pulsi võit, kõige suurem võit ei tule võib-olla isegi sellest nüüd, et nad oleks nüüd tiitlit valmis võitma, vaid Pulsi kõige suurem võit tuleb sellest, et see kohutav raske aeg on selja taga, mis neil aastaid on nüüd kestnud, et Jimmy Butleri alguses saadiks nii-öelda, või lõpus saadik nii-öelda. No Rose'i lõpust ütleme siis nii. Jah, põhimõtteliselt niimoodi, et konkureeritakse, nüüd on põnev, huvitav, nüüd on front office, kes teeb lükkeid, tahetakse mängida, meil on Lavin, sümpaatne, liigas igal pool meeldib, flashi, hea mängija, kolmesed tangid, kõik selline... võiks toimida, et on põnev olla Pulsi fänn, ma arvan praegu, ja see võib olla üks kõige suuremaid võite sellel Nuggetsi fännidel oli juba tegelikult MVP kandidaat ja kõike muud ja Gordon ei tulnud nüüd liidima meeskonda. Vucevic ka nüüd otseselt, ma arvan, võib-olla ei tulnud liidima, see on ikkagi Lavini meeskond. Aga ma usun, et Puls on väga suur võitja samamoodi ja mul on väga hea meel, et nad selle lükki tegid. Nii et Puls pigem pikendab lepingut Laviniga. Ma arvan, et see pigem Lavini küsimus enda küsimus. See kindlustab seda kindlasti. Et Lavin jääb pikemaks ja ma tahaks uskuda küll, et ta näeb, et Puls panustab sinna. Kui ei jätku just mingi meeletute supermeeskondade kokku klappimine ja kloppimine, aga sellest saame täpsemalt rääkida siis, kui räägime free agentitest. See tuleb kindlasti mõne saade jälle. Täna ei jõudnud rääkida tegelikult nendest free agentitest, kes tegelikult välja osteti just, aga tuleme tagasi. See deadline, nagu sa ütlesid, tuleb 9. Siin on veel aega. Teeme selle saate nende jaoks ära ja räägime spets kõigist nendest eraldi. Ja pole nõus sellega, et see tuleb ka kindlasti väga põnev saade. Drummond, Cousins, Aldridge. Miks mitte isegi võib-olla Austin Rivers sisse põimida, kui tuleb. Paneme ennustuse, et Austin Rivers on bot-out selle aja peale. On teema, millest rääkida, ma arvan, jah, okei. Aga tänaseks tõmbame otsad kokku. Aitäh, et vaatasite ja kuulasite meid. Kõik ilusat. Ja kohtumiseni järgmises episoodis.